Tere tulemast tagasi Seikluseküttide kanalile. Oleme tegemas oma sõbra Jakoga võidusõitu Eestis Tšehhi. Meie sõidame molliga, Jako hääletab. Eelmises osas alustasime oma päeva Põhja-Leedus, lootuses püüda kinni Jako, kes alustas oma päeva Varssavis. Kui aga selgus tõsiasi, et Varssavis hääletamine on üsna lootusetu, andsime Jakole abikäe ja aitasime ta järgmisesse linna, kus ta lõpuks alla andis ja bussi võttis. Festival on juba käega katsutav. Pange vaim valmis, sest siit tuleb Let It Roll. Hommikuprogramm alustab. Kell on 6.55 ja me oleme ikka veel Poolas. Ma mõtlesin, et me oleme Tšehhis. Ma ei tea, kuidas ma häälega oleks siia saanud. Guten Morgen. Eile saime teada siis, et Poola suutis Jako murda. Võttis bussi endale, sõidab praegu. Ja ta on ikka veel Poolas, aga tahaks ikka enne Jakot jõuda. Mis sest, et ta sai juba disklahvi selle eest, et ta võttis bussi. Ma läksin selle peale, et alguses mul oli pissjada. Voodisse tagasi, siis mingi lind tegi sellist häält, nagu tead, vaata kaklevad kassid. Siuke... Ma ärkasin ka selle peale. Nagu mis lind sellist häält teeb? Sandra ütles, et see ei ole kass. Ma olen mingi unesegadus. Millest ta räägib? Jõudsin Prahasse, tulin just ühe bussi pealt ja nüüd lähen teise bussi peale lennujaama. Nii et seal juba ootan teised ära ja minu poolest võib festival alata. Väike uppdaatum siis Praha lennujaam, kuhu tulevad paari tunni pärast siis Hans, Sandra ja Roland. Siin on hind täiesti teine ja 34,90. Ei, seal oli sama moodi. 33,90 ei olnud või? Ei. Põhimõtteliselt saime üle kuradi. Siin on ainult peoteesel. Seal on tavaline diisel ja me maksime nüüd rohkem. Saime täiega üle lihtsalt. Oleks pidanud järgmisesse tankisse. Viimasest tankimisest täispaagist auto on võtnud 10,5 sajale. Väga decent. Nullime järjekordselt ära ja vaatame, kas biodiisliga siis jõuab kaugemale või mitte. Parem oleks, ma maksan nii palju rohkem selle eest. Loodame, et siis äkki tuleb alla 10. Siis oleks aus. See jäi vist mainivad, et me oleme Tšehhis. Jaa. Jõudsime Tšehhi. Vahepeal käisime Saksamaal ja 10 kilomeetrit olime mis Saksamaal või natuke rohkem. Suht vähe. Ja siis olime Tšehhis. No mis me teeme? Ootame kuskil tanklas, mis on lennujaama lähedal. Mu vend peaks äkki 5 minuti pärast peaks ta lend jõudma. Ja siis Jako on ka juba lennujaamas, ta saab nagu Rolandiga kokku seal. Me sõidame alles siis sinna, kui nad hakkavad juba välja poole liikuma, sest seal on üks siuke parkla nagu Eestis on Kiss and Fly, kus sa saad olla maks 15 minutit tasuta. Ehk siis me natuke peame kalkuleetima. Tegin siis ka oma viimase sildi, siis ma tean, läheb kindlasti kasutusse. Hihi. Sealt ta tuleb. Kas me sind juba ühe korra välja viskanud või? Läksin auto ka, võtsin kinni terve tee. Said üle? Ma veits vaadake enda pitsa siin. Mul on söök ports. Mingi 10 frikat ja korras. Ütlesid, et sul pole kõhti? Nad teadsid juba ette. Sa vaatasid, sa oled nii peenike poiss, et sul rohkem ei lähe raudselt sisse. Nii oleme kõik jõudnud õnnelikult Prahasse ja siit edasi lähme siis otse Let It Rollile.
Base on eestlaste seas väga populaarne. Siin festivalil on väga palju eestlasi. Ja mis te arvate, esimesed inimesed, keda me nägime, olid eestlased? Mis on see võimalus? Sinna chati siis kirjutati Vovi chati. See üks eestlane kollase bussiga. Come back! Nii, ma olen nüüd Läti siidri saanud vahetatud õlle vastu ja mitte ühe, vaid 2 vastu. I will give you this for the fucking first time. Putting ketchup on top of them. Making sausages. Ühesõnaga kõik challenge'id on nüüd tehtud, välja arvatud see, et häälega poole saada. 2 õllet 1 siidri vastu ja live performance veel peale kõuva. Ütleks, et edukas. Oi, kui hea olu. Kirjaklambri vastu ma hakkangi ostma nüüd Eestis kirjaklambri, et hakkab vahetama random asjade vastu. Nii tore. No nii on siis 0 päev ehk telk on avatud. Selle šampa me pidime tegema siis lahti, kui ma jõuan Tšehhi ja siis tähistame minu võitu, et ma jõudsin ennem. Sa said disklahvi. Sain disklahvi, sest poolakad ei ole väga hääletaja sõbralikud. Huvitav, kuidas neil üldse Riigikogu on, kui nad hääletada ei oska. Ledi troll võib alata. Vassa. Eile käisime korra seal ala peal. Seal oli 1 lava oli lahti. Rahvast oli päris normilt juba. Kuigi täna on see põhipäev ja täna hakkab, ma arvan, siin kordades rohkem rahvast. Praegult on plats õpi, aga ma usun, et see kõik tuleb täis siin. Ilm just kõige parem ei ole, aga ega kurta ka hetkel ei saa. Nii kaua kui vihma ei saa. Me oleme saanud ka väga toredad brittidest naabrid. Nad ehitasid sisse sinna seda elamist. Ja põhimõtteliselt samamoodi nagu meie, viskasid lõpus kõik asjad sisse, mis vaja oli ja tulid siia. Et meil läks ka väga kiireks selle asjaga. Siin, nagu me näeme, paljudel autodel on numbrimärgid ära võetud. Kas kohalik numbrivaras on tõesti juba kohal, kes ei varasta telefoninumbreid, vaid autonumbreid. No nii, vaatan mööda seda Festeri ala, või no Festeri ala tehakse 4 lahti, aga siin enne on mingid söögikohad ja whatnot. Ja selline silt, Ledi Troll Estonia, Kammi vabrikusse tuleb 15. september, Hedex, Delta Heavy ja Millbrook. Väga lahe, väga lahe. It's really windy, eh? Come crashing down, yeah my feet won't reach the ground, yeah the waves come crashing down, when these waves come crashing down, yeah my feet won't reach the ground, yeah these waves come crashing down, when these waves come crashing. What is this? You see the bubbles? This is Berliner Luft. In Germany they say you braucht Luft zum Leben. Oh my god. Cheers, mate. Cheers. Cheers, mate. It really feels like toothpaste. Brushing teeth in the morning? No way. Exactly. Terviseks! Terviseks! Hästi tuuline on, aga me oleme esimest korda lavade juurde. Sandra on siin. Umbes kell 8 hakkavad need artistikad, me tahame näha. Ehk siis enne me läheme lihtsalt vaatame tervet seda ala ja tervet kompleksi. Ja kui joogijanu tuleb veel, siis saab tagasi karavani juurde minna jooma. Üks asi on veits nõme. Campingala on, sealt läheb sissepääs ja siis me peame nagu 2 security'st läbi minema. Väga paljud tulevad täna ja siis neil on kotid asjad kaasas, aga meil on juba piletid olemas. Võiks nagu läbi lasta, näete ju. Ütle midagi tarka, et lähme jakka järgi. Lähme jakka järgi. Tundub, et saal läbi, jah. Thank you. Mingid security kontrolli ei tundu rohkem olevat. No mul on pläsku taskud. Aga meil on teine kontroll, mis on Festeri alale. Tuled esimesest security'st läbi, kus teised campside'id läbi ei tule, nemad on juba siin alal kuskil. Aga me tuleme siis esimesest security'st läbi, siis on selline ala, kus on igast söögitelgid. Seal on siuke nagu marketi moodi asi, nagu pood, glow-up zone. Ilmselt saad mingid make-asju endal teha, shower zone. Ühesõnaga süüa, pesta ja meikida saad.
tere, Sandra. Tere. Mis sa leidsid head siit? Ma otseselt midagi head ei leidnud, aga kõik asjad on nende Bolt hindadega, eks neil on siuke nagu token nimega Bolt. Need hinnad on ikkagi päris künd. Ja, Saksamaal käisime Parukavillal, seal oli suur supermarket oli ehitatud, samamoodi keletilki, aga hinnad olid väga odavad. Ühesõnaga, mõtlesin, et ma olen nagu tark, sest et mis oli reede öösel ja laupäeva päeval pidi sadama räigelt vihma, siis ma mõtlesin, et ma võtan omale vihmakeebi ka. Oota, politsei. Nii põnev politsei, wow. Vihmakeep. Ühesõnaga. Teised läksid raha laadima kuhugi sinna. Kuhu raha panid? Selle peale. Käepaela peale. Ma endale ei pane midagi, sest Sandra on mu pank. Pärast on see refundi teema, et kui sul läheb nagu liiga vähe järgi või liiga palju, siis sa pead 2 paela pead seda ära võtma ja siis nagu kaotad rohkem raha most likely. Tšeki said või? Ei, Andis mulle mingi tšeki ennem, et QR-koodiga, et siis saad refundida. mul ei olnud. Aga juba Said selle veel 50 euro ikka ära kulutan. Ja hakkab see pildistamine pihta. Kotte ei katsutud või? Ei, Läsku on safe fat ja kott. No teate ikka, festivali ala on nagu natuke kallim, eks ole. Mõnikord tuleb smuugendada sisse midagi. Ei, nagu kui sa ei proovi, siis sa ei soovigi. Ja mul ei oleks ka halb töö, kui ta oleks seal piirkonnas katsunud. Ilus trupp oli selles suhtes ja kõik on okei. Eile käisime seal telgis. See oli ainuke koht, kus pidu toimus. Täna siin on suuremad lavad. Kuidas kommenteerid? See näeb päris äge välja ja mis? See näeb äge välja, aga nagu ma praegu küll ei tahaks minna, sest et ma olen juba joonud. Muidu ma olen pea alas pidi oma... Sa mõtled sellest? Ma rääkisin lavast. Sa ei taha selle lava juurde minna, sa paned... Mida sa teed siin, Tätokaid saab siin. Roits teeb tätoka endale. Ei ole hetkel Perse peale. ka. Perse peale. Raske otsustada, eks? Valisid välja? Valisin välja. Kuhu kohta teed? On see ka selge? Ma ei tea, et... Tee otsa ette. Ma arvan, et las see jäägu üllatuseks. Õige. Promote itakse siin natukene mõnuaineid. See on HHC kanep, mitte THC, aga see teeb ikka siin pilve. See ei ole nagu CBD, aga ta on lihtsalt legaalne, sest et keegi ei ole teda veel ära keelustanud. Ega sa ometi vett ei osta? Ei. Ega ma loll ole. Ma näen küll, see on vesi sidruniga. Üle laski. I got my rainbow cup. Ma olin lihtsalt mingi, mis siin sees on? Ta oli mingi õlu. Ma mingi väga hea, I want the rainbow one. I don't care what's in there, I want that. Seal botaanika laval olid nagu nii teravad helid, et ma ei saanud seal väga kaua sees olla. Siuke nagu kõrvadest läbilõikav tunne oli veits. Võib-olla seal peaks kandma kõrvatroppe. Aga teised lavad on siiamaani, no tähendab see üks, kus me käisime. See oli väga nagu normaalne. Aga see oli liiga, mingid asjad olid liiga valjud. Ütle nüüd uuesti, aga nii nagu you mean it nagu. Need trollid siis iga jook, mis ostad, läheb sellisesse ülilahedasse plasttopsi. Neil on enda mingi disainiga kõik need. Põhimõtteliselt sa võid selle kas endale jätta või siis tagastada. Siin on sellised tagastuspunktid, Cup Recyclis ja saad oma pandiraha tagasi. Mina viin selle praegu tagasi, sest ma lähen ootan, kuni ma saan parema topsi, mida ma tahan endale jätta. Ja nii lihtne see oligi. Ae! I hate it, aga tegelikult... Veeta ei ole. I love it! See on reaalselt definition of väiksed asjad toovad rõõmu nagu. Like, I'm so happy.
How was the experience? Mulle räigelt meeldis, ma sain näha reaalselt tervet seda festivali ala. Mul ei ole prille ja ma ei näe kaugele, aga ma nägin reaalselt kõike ja see oli ülilahe minu meelest. Seal lava peal lastakse räigelt leeke praegu. Arvake ära, kuhu me lähme, sinna lavale! Policeman, he says, son, you better get back home. And everybody's laughing at me now, from their faces covered in snow. Let me hear you! It's a wasteland, 'cause the wasteland ain't home. So beautiful. We go home. You swear. Teisipäeva hommik. Mingi jauramine käib. Ma filmin Sandrat, kui pettunud ta on. Kui ta sealt välja tuli, siis ta oli nagu need vennad ei oska laulda. Nad lihtsalt jauravad ja karjuvad. Jaka naudib jällegi. Mis sa arvad, mis aja paned? Ja sa oled muidu 2 sekundi mees. Open! Oh! Fast as fuck, boy! Nii palju reeglid on siin festivalil. Eestis vistab paned õlle turu, paned suhu ja jood. Kuidas oli? Kas trenn oli tehtud? Jaa, ma olen pikalt harjutanud selleks. Ja ma arvan, et ma andsin Eestile väga hea soorituse. No need to vomit. No. Okay, that's nice. Nüüd näitab siis kohalik sportlane, milleks on võimeline. Mina treenisin teebiraskustega, aga kohe näeme kohalikku pildiga. Ja kohtunik vaatab üle, kas kõik torud on paigas. Tundub, et kõik on paigas. Laseb natukene välja, mis ei ole tegelikult pilt on lubatud. See peaks ütlesi kõik kerre minema, mis torus tuleb ja vaatame. Ja läks. Start on antud. Milline tehnika? Imeb. Aeglane, kas tundub aeglane, kas tuleb ülesse, kas toru täitub uuesti? Ei, mees tegi ära. That was nice one. Miks teile Pirelli nii kaua aega läks? Sellepärast, et sa mingi ootad järjekorras ära mingi 100 aastat on ju. Ja siis see vend ütleb, ei, sa ei saa siit tulla, sest et ma ei tohi siit katsuda, sest ma olen mees. Ja siin on mingi 2 naist tööl, nagu miks kõik tüdrukud peavad siis minema 2 naise juurest ja ma ei näe nii kaugelt, kes kus on. Ma tean juba Jakat väga pikka aega, umbes 8 aastat. Ma mõtlesime, et täna on just õige hetk, et viia on suhe täiesti uuele levelile. No, mis tunne oli? Ma olen nii kaine kohe. Väga äge. Mõnus vaade oli ja rahulik sõit oli. Väga lahe vaateratas. Soovitan kõigile. Minge ka!
räägi, mis seis on, mis toimub, mis kell me ärkasime. Seal on 6 läbi. Ärkasime kell 5, mina ärkasin kell 5. Eile panime 6-ni pidu, tulime siia, ma olin 5-ni. Panime 6-ni pidu, siis me tulime siia, siis me tiksusime veel veits aega. Äkki mingi 7-8 läksime magama. Ja ma magasin kella 5-ni. Vahelduva eduga muidugi, ma käisin mingi 3 või 4 korda vetsus. Tal on näost näha, et ta neile pidu pand. Oota, ma filmin seda vihma ka siin akna taga. Hello darkness, my old friend. Sul on raske ühesõnaga, ma näeme ära üldse seda. Jah, ma olen juba liiga palju pidutsenud. Mis asja, full teie on ees. Täna on terve päev ja aga natukene vihmane on. Ei taha üldse välja minna. Täna ei ole palju filminud, kole ilm on väljas. Jaak on telgis. Telg kujub siis. Oi, telg kujub. See on küll kehva, jah. On reil või? Ja siin on täitsa loik on maas. Ühesõnaga Jako magab täna meie istmetel. Ja, sest kell hakkab 9-le lähenema ja me ei ole täna väga kaugemale siit karavanist jõudnud. Aga Hedeks hakkab esinema, 3. päev, let's go. Party, party, party! Jõudsime just Hedeksele. Tee on väga kakane. Maa on märg, mudane. Ja nüüd oleme Rampage'i telgi all, sest siin ei saa vihma. Mis telgi all me oleme? Red Bulli telgi all, andke andeks. Raske päev on see 3. päev, nagu mõned asjad läheb meelest. Ja palju te maksite sellest? Hind on vaestele. Found it. Where are we going? We going to the pub. Pidi olema maailma kõige paremad burgerid. Kööt on päris tühi ka, kell on mingi 5 ja me pole vist hommikuti isegi see. Jem. See küll päris raha pole. Neil on Tšehhi kroonid või? 2 kilo. Meie paar. See siin või? Lähme sisse äkki? Oh yeah. Thank you. Tulime Praha vanalinnas ühte kohta, mida ma kunagi ühest videost nägin. Pidi olema parimad burgerid Prahas. Siuke mingi USA koht, mis on veits mingi 60ndate stiilis noorest. Ostame kohe parimat burksi ever. Sandra, räägi mulle sellest õllest natuke. See õlu maksis umbes 2 eurot midagi, pooleliitrine. Ja siis 0,2 Coca-Cola. Eestis isegi ei müüda nii väikest kokat. Maksis rohkem kui see suur õlu. Äkki mingi 3 euri või? Nii me otsustasime võtta õlu, sest et see on odavam.
ma ei ole alkohoolik, ma olen lihtsalt liiga vaene, et osta limpsi. Bacon cheeseburger. Yeah, for real. Thank you. mul on 2 biffi ja beekonit. Menüüs oli veel eraldi kirjas, et seda burgerit ei soovitata võtta, seda burgerit pole mitte kellelgi vaja, mis on hotellis. Aga see pidi väga hea olema, nii et... How am I supposed to eat it? Ma tahaks filmida seda. Holy Jesus. Vaat seda. See on sama suur kui su pea ju. Mina ei saa niimoodi. See on liiga suur. Sandra Purks on siis nii suur, et ta saab seda 3 päeva süüa. Ma pole isegi pooli friikaid ära söönud. Okei, pool purksi vist olen. Aga me ennevatel päevadel oleme nii kehvasti toitunud, siis see tundub nagu jõkker kogus praegu. Kui me nii tundised kaloreid ei väheks selles purksis, siis oleks üks korralik jäätis veel peale teha. Ja mul on 3 päeva järjest juba gelato isu olnud. Me läksime sükse kohe. Sul hästi palju erinevaid valikuid. Ma võtsin granaatõuna ja siis tumeda šokolaadi. Ja mis on gelato ja jäätis vahe? Jäätis on tehtud koorest, mingist sellisest vahukoorelaadsest asjast, aga gelato on tavaliselt tehtud piimast, ehk siis natuke tervislikum võib-olla. Ja mu arust on parem ka, ta on siuke nagu pehme. Kas ta on vähem rammus või? Peale jätsi söömist oli aeg asjad kokku pakkida, karavanile hääled sisse lüüa ja sõita viimast tööd koos veetma. Nii Leditroll kui ka Tšehhi suutsid meile südamesse pugeda ning usun, et peagi leiame tee siia tagasi. Unustamatuid emotsioone ja elamusi meenutades algab seikluste rohke tagasitee koju.